Tere! Selle eelmise looga me ei tahtnud teile öelda seda, et minge ära ja uinuge. Et just vastupidi. Ärgake, kuulake ja võtke vastu, mis meil teile anda on. Kätte on jõudnud jällegi Tartu linnapäev ja hakkame 3. korda ooperi Sümbioosi alapealkirja all oma päeva kokku võtma. Ja galakontsert on kohe algamas. Mul on nii hea meel, et tänane päev on nii hästi läinud. Ma käisin Sümbioosi vaatamas ja kogu päeva ja ma arvan, et ma viimati nutsin nii palju, kui ma vaatasin Eesti mängufilmi Seltsimees laps, sellest Leelo Tunglast. Et rõõm ajas nutma täna. Nii ilus ja tore oli. Päev on olnud pikk, aga iga hea asi saab ka kord läbi. Aga ennem veel galakontsert ja mul on nii hea meel ja suur rõõm ja au tutvustada tänast konfereerijat, õhtujuhti Raivo E. Tamm. Kui Reigo ütles tere õhtust, siis mina ütlen tere päevast, kuna tegu on Tartu linnapäevaga. Päev kestab veel, eks ole. Mina täitsin täna ühe suure mõnusa väikese unistuse. Kui ma väike laps olin, siis ma tahtsin saada näitlejaks ja ma lootsin, et kusagil kunagi tulevikus plakati peal on kirjutatud, et osades või midagi, et õhtut juhivad või midagi, on Reigo ja Raivo Tamm. Ja me oleme koos kõrvuti. No, suur tänu, et sa mind siia kutsusid, mul on see suur au ja nüüd ma tunnen seda sama, mida minu kallid kursusekaaslased Allan ja Andres on pidanud terve elu selgitama rahvale, et noormetsad ei ole vennad. Ja sest paljud arvavad, et me oleme vennad. Ja täna ma saan seda sama öelda, et me ei ole vennad ja isegi mitte isa ja poeg. Ei, kahjuks või õnneks ma ei oska öelda. Kuidas tänane päev on läinud? Väga kenasti. Mina olen saanud ka juba sellest päevast nii palju osa, et olen käinud kohvi joomas päeva raames, siis Kaude aamus ja kohvikus, niimoodi ühes käes kohvitass, teises käes mikrofon ja oli samuti palju rahvast ja rääkisime teatrist ja ooperist ja nii et väga kenasti on päev läinud. Ma loodan, et kõigil on läinud kenasti, aga selleks, et me saaksime väärikalt ja uhkelt galakontsertiga edasi minna, palume lavale Tartu linnapea Urmas Klaasi. Head tartlased ja Tartu külalised, ma õnnitlen teid kõiki Tartu linnapäeva Peetri Pauli päeva puhul ja ütlen, et tänane päev näitas taas kord, et Tartu ja tartlased oskavad pidutseda, kui selleks on põhjust. Ja linnapäev ometi on see päev, kus on põhjust koos olla, koos tähistada küllaga. Me alustasime hommikul ühise hommikukohviga, keskpäeval ansime üle Tartu linnamedalid ja Tartu tähe värsketele kavaleridele nende autasud. Me oleme austanud täna Tartu kuldpulmapaare koos volikogu esimehe Aadu Mustaga ja see on olnud üks tegus päev, mis jõuab nüüd oma kulminatsioonini siin Raekoja platsil. Ma pöördun teie poole, head kaaslinlased, ka tänusõnadega, et me oleme selle aasta vältel olnud üks kokkuhoidev ja ühiselt tegutsev suur pere ning ma loodan, et seda head õlg-õla kõrval seismise tunnet jätkub meil igavesti. Tartu kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2024 ja kõik need sammud, mis me praegu siin teeme, on ka teed sillutamaks selleks, et me saame selle ülesandega aastal 2024 hakkama. Kõigepealt meile see tiitel usaldatakse. Ma soovin meile kõigile toredat, sisukat, jätkuvat galaõhtut ja elame nõnda, et mitte ainult 29. juuni ei ole Tartu päev, vaid iga päev
siin ilmas on Tartu päev. Elagu Tartu, kaunim linn Eestis! Ooperi sümbioos 3. Kolmas. Nagu numbrist isegi kuulete, 3 on juba tegemist traditsiooniga. 3 on juba traditsioon. Ja traditsioon on ka see, et Tartu linnapäeva galakontserti avatakse avamänguga. Ja, aga just ooperi avamänguga. Ja täna on jälle harukordne võimalus meil kuulata arvatavasti maailma ühte kuulsamat avamängu. See vist on lugu, mida ei ole vaja üldse tutvustadagi peaaegu. Aga nagu te saate aru, siis selleks, et teha galakontserdit just ooperi žanris, on vaja orkestrit. Ja minu selja taga on tihe liiklus. Meie ette sätib ennast, ma palun aplausi, Tartu Ülikooli sümfooniaorkester! Raivo, nüüd on see koht, et me peame midagi rääkima. Siin on, hakkavad häälestama ja siis lihtsalt tuleb see täita see aeg. Selge. Kas nemad on nüüd siis kõik Tartu Ülikooli üliõpilased või? Jah, kõik on nüüd üliõpilased. Siin on igavesi üliõpilasi ja praeguseid, aga tegelikult on siin mängijaid vist üle Eesti, nii et üks vinge sümfooniaorkester on teie ees. Raivo, üks küsimus sulle, et me oleme siin ooperi nagu radadel, et mis on sinu kokkupuude ooperiga seni olnud? Minu kokkupuude ooperiga on olnud ikkagi kas ooperisaalis istudes või siis televiisori ees istudes, et jah, kahjuks nagu päris ooperilavale ise astunud ei ole, aga küll opereti ja muusikali lavadel on olnud au olla ja see on olnud väga meeldiv, et on olnud nii Vanemuise kui Estonia laval ja need on unustamatud hetked minu jaoks kui draamanäitleja jaoks. No näed. Ja. Nii, dirigent on ka juba kohal või? See häälestus viib ka teid õigele lainele, tunnete, eks ole, kuidagi asjad lähevad kohe paika. Nii, me alustame, eks ole, et ooperi avamänguga, et ooper ei saa kunagi alata ilma avamänguta, jah? Ei saa, jah. Alati peab olema avamäng. Täpselt samamoodi ei saa ka orkester alustada kunagi ilma häälestamiseta, eks ole? Jah, et enne peab natukene timmima pille, jah. Orkester on valmis või? Ei ole. Ma vaatan, et seal tulevad inimesed üle silla ja keeravad ära. Te lähete valesti. Tulge siia poole. Ärge keerake sinna. Tulge siia poole. Aga võib-olla nad tulevad ümber selle kvartali siia. Siin tänavas on rohkem ruumi kui seal tagaotsas. Ma arvan, et täna ei lähe keegi siit mööda, sest algab fantastiline õhtu fantastiliste ooperi aariatega. Nüüd vist on sümfooniaorkester valmis. Ja sümfooniaorkestri ette astub dirigent Taavi Kull. Palume lavale! Kõlama hakkab avamäng Bizet ooperist Carmen!
Galakontserdi järgmine lugu kõlab ooperist Sevilla habemeajaja. Selles tutvustab Figaro publikule oma isikut, tööd ja rasket elu. Siin aarias kõlab ka kuulus väljend Figaro siin, Figaro seal. Maailma ühte kuulsaimat baritoni aariat esitab Rasmus Kull. Rasmus, kuidas sul habemajajate mängimisega on, nagu ma näen, ise sa habet ei aja? Ostsin täna hommikul endale uue habemepiiraja. Piiraja. Ja. Aga kuidas habemajajate mängimisega läheb mul väga hästi. Ma võtsin nüüd nõuks need kõik ikkagi läbi võtta, et ma nüüd oli suur au teha Vanemuise teatris muusikali Sweeney Todd, kus ma sain habemajajat mängija. Et ma otsustasin, et võiks olla sobilik nüüd jätkata habemajajatega ja võtsin siis Figaro kuulsa baritoni aaria esitamiseks. Ma praegu just seisin seal lava taga, mõtlesin, et äkki see oli ikkagi vale otsus, aga no eks me näeme siis. Nii, edu! La 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 Leila, la 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 la, la 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 Leila, la 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 la. Largo factotum della città, largo, la 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 la. Presto, bottega, che l'alba è già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Presto, bottega, che l'alba è già presto. La 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 la. Fortunatissima per verità, fortunatissima per verità. La 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 la. Far tutto la notte e il giorno, sempre l'intorno in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La 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 la. Rasore e pettine, lancette e forbici, al mio comando tutto questa. Rasore e pettine, lancette e forbici, al mio comando tutto questa. E la risorsa poi del mestiere con la donnetta, col cavaliere e con la donnetta, la la lei la la lei la, col cavaliere, la 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 lei la 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 lei la di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Figaro, ahimè, che foglia, ahimè, che foglia, una alla volta, che qualità, che qualità, che
bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, ante fortuna, non mancherà, la 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 la, ante fortuna, non mancherà, sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città. Bravo! Donizettil on ooper Armujook. Seal ooperis on sõdur Belcore. Belcore tähendab tõlkes ilus süda. Belcore on harjunud mundri abil saama naisterahvaste ohtrat tähelepanu. Antud aarias on ta otsustanud oma sarmi kuulajatega jagada ja rõõmustada selle üle, et maailm on täis kauneid naisi, nagu me Tartuski näha võime. Lavale tuleb kiidukukk Belcore aariat esitama bariton Simo Brede. Järjekordselt bariton. Simo, räägi meile, kes see bariton on siis? Wikipeedia andmetel või? Keskmine meeshääl. Kõige seksikam, kõige šarmantsem, kõige galantsem, kõige täiuslikum, alati täpne naiste lemmik. Tegelikult. Kas mina võiks ka olla bariton? Olles ise tohutu häälekoolitaja, siis mulle tundub, et sa oled täpselt bariton. Ma tänan. Simo Brede! Cosa sorprendente, son galante e son sargente, tanta bella che resista alla vista dolci miei, c'è di amarte Dio guerriero, figlia madre dell'amor, c'è di amarte Dio guerriero,
Silla madre del amor. Bravo! Järgmisena midagi müstilist. Delhi'i ooper Lakmee. Kahe imelise naise duett leiab aset ooperi alguses, kus tegelaste tulevik on veel helge. Lakmee läheb koos oma teenijannaga vuliseva jõe äärde suviseid lilli noppima. Selle jõe ääres saab hiljem alguse traagiliselt lõppev armastuslugu. Palume lavale kaks imelist naist, koloratuursopran Pirjo Joonas ja metsosopran Tuuri Tede. Ma väga vabandan, kes teist siin duetis on siis nüüd teenija ja kes on Lakmee? Mina olen Lakmee. Mina olen paraku teenijanna. Hea küll. Edu teile. Aitäh. Sur les
Seigneur, Seigneur, car avec le soldats, il est parlera, et va s'entendre, pour plaisir, j'en ai comment. Si que plein ce jour de fête, si que plein du haut tabac, les spectateurs, par la tête, les spectateurs s'interpellent, en grave apostrophe, crise et tapage, pousse jusque de l'enfer, car c'est la fête du courage, la fête des gens de cœur. Avant, la garde, avant, songe bien, oui, songe combattant, comme l'art de régler, que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend. Silence, oh que se passe-t-il? Le taureau se lance à l'audition auditorie. Il s'élance, il entre, il frappe, à cheval roule, entraînant un picador. C'est quoi ces banderies? La découverte du cours, si que plein de sang, on se sauve, on franchit le grille. C'est tout maintenant. Allons, la garde, allons, songe combattant, car l'art de régler, que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend. Kõlas toreadori aaria, mida esitas bariton Tamar Nugis. See viis meid taas Carmeni maailma. Nagu nägite, siis toreadoori juhib tuline kirg, härjavõitluse publiku aplaus ning armastus Carmeni vastu. Järgnevas aarias aga kohtume noorukese Rosinaga. Rosina on ootamatult armunud muusikusse Lindorosse. Selles aarias kirjeldab ta ennast kui ideaalset naist, samas aga mainib, et võib hetkega muutuda maoks. Siinkohal peaksime ka mainima, et Rosina ja Rasmus Kulli eelpool esitatud Figaro on samast ooperist. Lavale tuleb Tuuri Tede.
marito è già il ingoffo che il piagò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Il dottor ricuserò, io l'ingegno accuzzerò, alla pensa che verrò, e contenta io resterò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Io sono docile, son rispettosa, sono obbediente, dolce e amorosa, mi lascio reggere, mi fa guidar, mi fa guidar. Ma se tocco dove il mio demone, sarò una bimera, sarò il cento trapole prima di cedere, farò giocare il cento trapole prima di cedere, farò giocare il cento trapole prima
Järgnevalt need baritonid koos kõik laval on. Teie ees on Rasmus Kull, Simo Brede ja Tamar Nugis. Aplaus! Kuna see on üks väheseid lugusid täna kavas, mis on eesti keeles, siis te kindlasti saate aru, mis seal toimub ja millest me räägime. Või siis äkki, kallid kolleegad, räägime korraks, kes me oleme ja mida me selles järgmises loos soovime. Proovige, mis te ütlete, Tamar? Minu eesmärk on ikka kättemaks. Ahah, kättemaks. Kättemaks. Ahah. Mis teie tahate? Meie eesmärk on kättemaks. Nagu baritonidel ikka, ma olen, jah. Kättemaks. Ma maksaks ka kätte. Mina ka. Selles mõttes me vedasime sind alt, jah. Ainult ma kätte maksakski. Mulle meeldib, kui mulle ka kätte makstakse. Nii et selles mõttes on see hea. Aga hakkame siis peale. Teeme siis. Palun, aga hea. Ma ei või. Siia aeda üsna tasa, kõik mu teenrid võtsin kaasa. Üünisvõrgud valmis seadkem, et ma saagi kätte saaksin. Kui see paar on lõksu läinud, lõksub kindlalt kinni jäänud. Ilma et me kaotaks aega, kohtumajja viime nad. Kui see paar on lõksu läinud, lõksub kindlalt kinni jäänud. Ilma et me kaotaks aega, kohtumajja viime neid. Ilma et me kaotaks aega, kohtumajja viime neid. Ilma et me kaotaks aega, kohtumajja viime neid. Ei, see nii ei lähe. Tarvis siiski mõelda vähes, sest ta on ju meile õde. Kas on meile tõesti vaja sellest loost, et terve maja teada saaks ja naeraks meid? Täpsem plaan me ette võttes meile võidu kindlustaks. Õige mõte oleks see, kui aias viiviks saime kaks. Kaasastesse peitu poeme ja siis seal nad kätte saame. Õrmsad kombel ähvardame siia tuua valvureid. Kuni nad on kande andnud, iial enam petta teid. Kuni nad on kande andnud, iial enam petta teid. Teise plaane meeldi mulle. On ta tõesti siis nii hull? See, kes kalat võtib käike, karistus see liiga väike, ajast kaduma peab ka. Delikaatselt asja võtkem, ärge liiga ette tõtkem. Järel mõtlema veel peame, aega mööda samme seame. Samme seadke või ärge seadke, kuid kaabu majast olgu läinud, ja. See skandaal ja häbi meil. Kättemaks, milleks kätte maksta meil. Kätte maksta, mõelgem hästi. Risti räästi, et kui pikselöök neid tavaks kätte maks. Mõelgem hästi, risti räästi, et kui pikselöök neid tavaks kätte maks. Aga kuidas? Ma leidsin. Soovin õnne, öelge ruttu. Õigel hetkel peitu poeme ja siis marksi kätte saame. Õigel hetkel risti just kui salva pikselöök. Bravo, nagu pikne selle kava, nagu pikne selle
nüüd oota, mu kallis kaasa, kättemaks sulle läheneb taasa, kui ta sind haarab risti ja rästi, ei aita kahetsus, lahkuma pead. Ei enam avitasin kelmus kavalus ja petti kaeratuse jokid pisarad, ei enam avitasin kelmus kavalus ja jokid pisarad, küll lähtus korraga mu võrgus sütled, sa küll lähtus korraga mu võrgus sütled ja siis võid naerama ja rõõmut võisku ka ja siis võid naerama ja istu ka. Kättemaks haarab risti ja rästi, ei aita kahetsus, lahkuma pead, ei aita kahetsus, lahkuma pead, ei aita kahetsus, lahkuma pead. Sa vana narrike ise ei aimagi, et kuuri kättemaks sind ennast haarab. Oota, kui haarab ta sind maru tormina, siis ise narrina lõksu sa laed. Ei enam avitused üksi osavuse sul ei õnnestu surma kavalus, savana rebane ei oska aimata, et ise korraga mu võrgu lähed ja savana rebane ei oska aimata, et ise korraga mu võrgu lähed. Üks me näeme, savana rebane kui bussi kättemaks plaatsid läheb. Kui ta sind haarab kui tormina, siis ise narrina lõksuda jääb. Siis ise narrina lõksuda jääb. Siis ise narrina lõksuda jääb. Tõesti hea on teie mõte. Tõesti hea meie plaan, kolmekesi, risti rästi, õõsa varju, peitu poeme. Ei enam avitasin kelmus kavalus, ja meie tõstas numar kavalus, sellele rebane ei oska aimata, ise korraga mu võrgu lähed, ja sellele rebane ei oska aimata, ise korraga mu võrgu lähed, sa jääks peale, rebane võissi naerama peaks ka. Kättemaks haarab kui tormina, siis ise narrina lõksuda jääb. Siis ise narrina lõksuda jääb. Siis ise narrina lõksuda jääb. Järgmine aaria, Nukukese aaria, on maailma üks kõige mängulisemaid aariaid, kus kaasatakse tegevusse ka dirigent. See on Offenbachi ooperist Hoffmanni lood. Hoffmann on poeet, kellel on 3 suurt armastust. Üks neist nimega Olümpia on mehaaniline nukk. Hoffmann usub lõpuni, et nukuke vastab tema tunnetele. Üritage nüüd teiegi aru saada, kui tõenäoline see on. Nukukesena astub lavale koloratuursopran Pirjo Joonas, kontsertmeister Pia Paemurru.
Bravo! Järgmisena tuleb lavale, loodetavasti omal jalal, armastusromaani lugemisse uppunud Norina. Erinevalt paljudest ooperikangellannadest ei usu tema mitte ühtegi loetud rida. Selle asemel loetleb tema viise, kuidas armastust esile kutsuda ning viskab nalja tõsimeelse truuduse üle. Trikkide ja nippidega tuleb lavale teatraalne sopran Maria Listra. Ja esitab Norina aaria Donizetti ooperist Don Pascale.
Aga nüüd on mul suur rõõm kutsuda lavale Tartu linnapäeva kunstiline juht Reigo Tamm. Nagu ma aru saan, ma kutsun su lavale selleks, et sa hakkad meile laulma. Kuidas sa küll jaksad olla kunstiline juht ja nüüd veel laulda? Imetlusväärne oleks see, kui sa lihtsalt laulaksid täna õhtul meile, aga sa oled lisaks ka veel kunstiline juht nii mitmel rindel. Kuidas sa jaksad? Sa oled juba nagu triatlonist. Oh, sellest oskad sa ju nii mõndagi rääkida. Ma kutsun sind ka triatloni tegema. Ma näen, et sa jaksad sama palju kui mina. Märkasid jah. Ma ikka panin musta, et varjab võib-olla, aga ikka nägid ära, jah? Ei, tubli. No jah, ega lihtsam oleks teha üks asi korraga, kas siis laulda või siis kunstiliselt juhtida. Tere. Raivo, kas sa tead, mis järgmine lugu tuleb? Nessun dorma. Jah, tahad, ma räägin sulle sellest loost natukene? Jah. Nessun dorma siis, eks ole, jah? Turandot. Vapper kalaf mõtleb öölangedes printsess Turandotile. Halastamatu naine on püstitanud lahendamatu mõistatuse. Turandoti kosilased, kes seda ei lahenda, mõistetakse koidikul surma. Kartmatu kalaf on aga veendunud, et just tema on see, keda troonib võit ning printsessi armastus. Ja kuna sellel aastal gala kontserdil see noodipult lihtsalt töötab mulle vastu. Kuna me sellel aastal gala kontserdil laulame ainult ooperit, eelnevatel aastatel oleme laulnud ka muusikale ja operette, siis pidin ka mina valima ühe loo. Nii et ma proovin siis esitada oma ooperi aaria. Kui te lubate, siis ma laulaksin seda noodist, sest veits on närv sees. Võib. Tegelikult mul on peas, aga ma lihtsalt kontrolli mõttes. Kartmatu kalaf. Ja klaveril Pia Paemuru. Tõstin natuke püksid ka kõrgemale, siis on parem, diafragma on siin nagu töötab parem. On piisavalt kõrgel või? No ma ei tea, kas mikrofon kuuleb mind? Võiks ühe anekdoodi rääkida, aga ei räägi. Ma pean taga. Stelle che tremano
pean kutsuma lavale. Nüüd, no kavas on niimoodi kirjas, et pean kutsuma. Ega mul selle vastu ka midagi. Kutsun lavale Maria Listra, palun. Maria Listra, just nimelt. Inimesed Tartus tunnevad sind. Näed, seal on tuttavaid. See on sinu... Jälle sama jama. Kas seda mikrofoni võib kasutada? Ei, ma panen ise ära. Ei. Ma puhkan. Pane sina, jah, ma puhkan natuke. Mis me järgmisena laulame? Laulame laulu, mis on üks maailmas kõige tuntumaid toostilugusid Libiamo ooperist La Traviata. Nii et kui teil on keegi või miski ja ka Tartuline päev, millele see toost tõsta, siis teeme seda kõik koos. Kas ma ei öelnud mitte ilusasti? Aga sa ütlesid Kas sa tahad lisada midagi? Kas sa ütlesid kõik asjad ära selle loo? Jah. Pean jälle laulma hakkama. Jah. Ja see on kujunenud meie Tartu linnapäevaga hümniks, nii et kes juba neid sõnu peast teab, siis laulge kaasa. Aga väärikalt. Libiamo nel lieti calici che la bellezza infiora e là fuggevo l'anasi nella voluta libiane dolci fremiti che suscita dell'amore poiché quell'occhio al cuore onnipotente amore fra i conici più belli baci afrà. Tra voi saprò di vedere
solistid Maria Listra, Pirjo Jaanas, Tuuri Teder, Tamar Lugis, Simo Breder, Rasmus Hull, konfereeris Raivo E. Tamm ja laulis kunstiline juht Reigo Tamm. Ja kuna kõik on laval ja kõik on püsti, siis ma arvan, on aeg teha üks ilus lõpulugu. Kõik koos. Ma arvan, see on laul, mida kõik oskavad kaasa laulda. aitäh teile, et tulite, ilusat päeva, ilusat suve, kõike head. Tartu on üks vinge linn. Ja lõpuloona kõlab Raimond Valgre, Ernst Johansoni Tartu marss, seade Tõnis Kõrvits.